Järjest enam korteri ostuvalikul on oluline see, et video tegemise ajal ei puuriks naaber. Aga nagu Murphy seadus ütleb, siis kindlasti ta otsustab siis puurida, kui minul on vaja teha üks väike videoklipp ühest korterist. Suurkaare 55 Viljandi ühetoaline korter, köök, olen köögis, olen köögis. Ai, jummal küll. Nii, vaikus. Nii, ühetoaline korter Viljandis, Suurkaare 55. Ja mis selle korteri juures on kõige parem, on see, et siin puurib naaber ainult ühe korra kuus ja mitte rohkem. Siin korteris on ventilatsiooniala. Ja selle video alapealkiri on kinnisvara videotuur puuriva naabriga. Aga mul on vaja see videoklipp ära teha ja kortermajas tahes tahtmata mingil hetkel keegi ikkagi puurib. Ja kui sa seda videot vaatad ja korterit otsid, siis loomulikult ma arvan, sa oled sellega arvestanud. Ja ei saa välistada, et ka sinul võib olla vajadus puurida auku või toksida naela seina. Aga teeme video ära. Suurkaare 55 ühetoaline korter ja kõige tähtsam kõigepealt. Järjest olulisemaks korterite valiku puhul osutub maja. Ja ma näen seda oma töös, et see on järjest suurema osakaaluga. Ja Suurkaare 55 maja on kindlasti selline maja, mida tasub positiivse asjana esile tõsta. Klassikaline paneelmaja. See maja on rekonstrueeritud juba circa 10 aastat tagasi. Ja selle maja ja korteri pakkumise suurimaks väärtuseks on see, et siin remondifondi makse, mis sisaldab juba ka laenumakset, on ainult €20 ruutmeetri kohta. Nii et see on circa 2, võib-olla isegi ka 3 ja väga väikeste majade puhul võib-olla isegi ka circa 4 korda soodsam. Ja see tähendab seda, et seda korterit on sul suhteliselt soodne ülal pidada. Siin on tehtud täiesti terviklik rekonstrueerimine. Seinte, katuste, vundamentide sojustusega, sojustagastusega, ventilatsiooniga, päikesepaneelidega katusel, igati uhke tipp-top maja, 3-kordsed aknad, C-energia klass, vahetatud kõik kommunikatsioonid, radiaatorid, torustikud, vesi, kanalisatsioon. Ja teiseks oluliseks asjaks, mis ma selle korteri puhul välja toon, on teine korrus. Ma ei tea, kas sinul on ka selline tunne, aga minul küll on, et 5. korruse kortereid on 10 korda rohkem ehitatud. Ja nüüd läks relakalõige ka peale, aga jõulude ja aastavahetuse paiku on ikka vabad päevad ja remont tahab tegemist. Teine korrus, ülimugav. Hops, oled korteris ja korteris on siis siin korteris ikka, mis siin korteris on? Hakkame vaatama.
27 ruutu, täitsa normaalne suurusega köök. On ka 22 ruudusid korterid, kus on köögid nii väiksed, et sinna ei mahu midagi panna. Isegi vaevalt ise mahud sisse. Köögimööbel läheb siia paika ilusti ära. WC eraldi, vannituba eraldi, esik eraldi, tuba eraldi. See 27 ruudune korter on selles suhtes huvitav, et siin on selline nurgatagune, et võib-olla tead seda tüüpi korteri. Ja see annab minu arvates siin erinevaid võimalusi. Üldiselt pannakse siia voodi näiteks, nurga taha natukene. Ja siin on siis sellised panipaigad, kapid. Ja need on sellise minu arvates küll kergseinaga, mida on siis võimalik ka ilmselt eemaldada ja seda planeeringut siin muuta, sellest kapi osas vähemalt. Aga trepikojast õuest tulles on ju vaja kindlasti panna riided kuskile riputada ja üks maakler on siia oma jope pannud ja fotoaparaadi, nii et see sobib sinna ka päris hästi. Selleks paigaks. Ja siin korteris kolmanda asjana ma tooksin välja selle. Ja naaberpuuri. Ventilatsiooni avalikugal vaatad väikse radikatsini. Lähme kööki ära. Paneme uksed kinni, siis on köögis ja rahulik rääkida. Ja saigi vist tiir peale, ega mul siin muud ei olegi öelda, et tule vaata üle, korter vajab remonti. Maja on super, korrus on super, asukoht on ka super neile, kes soovivad vaadata õue loodusesse, kaugusesse. Et siin on ilusti puu kasvab akna all ja rohetav loodus. Kui nüüd hästi ette kujutada. Ja ööbi klaksutab puu otsas. Mõnus elaks nagu maal, võib-olla ütleb Tallinna kesklinnas elav inimene, kes siia korterisse peaks tulema või kolima. Aga tänan, et seda videot vaatasid ja jälgi ikka minu YouTube'i kanalit, pane like, kui meeldis ja ka sõbrale. Ja mina tänan vaatamast, näeme uutes videotes ja objektidel. Tšau! Ja ma jõudsin jälile ka puurimise põhjuse kohta. Ilusti kirjas minu selja taga teadete tahvlil. Remonttööd kestavad kuni 15.02.2026.